Tere tulemast sellesse mõtisklusse. Elame maailmas, kus kõik muutub ootamatu kiirusega. Tehnoloogia kujundab argielu ja ühiskondlikud reeglid üleöö. Identiteedid sulanduvad ja kombed muutuvad. Just selles muutuvates maailmas otsib kaasaegne konservatism oma kohta. See pole tingimata kitsas erakondlik valimisprogramm, vaid ellusuhtumine ja veendumus, et teatud asjad on ajaproovile vastu pidanud ja seda põhjusega. Täna räägime konservatismi võlust ja valust. Inglise filosoof Michael Oakeshott on defineerinud konservatismi nii. Konservatism on tuttava eelistamine tundmatule ja järele proovitu eelistamine sellele, mida pole veel järele proovitud. Kuid kujutage ette, et te pärisite vana maja aiaga, kus kõrgub paar väärikat kask ja üks vana tamm. Maja katus aga laseb läbi ja mitmed konstruktsioonid vajavad väljavahetamist. Progressi pooldavad pereliikmed ütlevad, et vana maja tuleks lihtsalt maha kiskuda ja ehitada täiesti uus ja uhke klaasist kaasaegne elamu. Loomulikult tuleks siis ka aed täielikult ümber kujundada. Konservatiivid aga ütlevad, meil on selle majaga nii palju lapsepõlve mälestusi. Maja tuleks renoveerida ja aed tuleks igal juhul säilitada. Seda ei saa ju üleöö luua, seda on vaja hoolikalt hoida ja seda vana tamme ei suuda ükski puu asendada vähemalt järgmise 100 aasta jooksul. Selles seisnebki konservatismi esimene ja kõige sügavam võlu. Arusaam, et oleme osa katkematust järjepidevusest. Me ei ole ajaloo nullpunkt. Inglise kirjalik Chesterton kasutas selle kohta tabavat väljendit surnute demokraatia. See tähendab, et me anname sümboolse hääleõigusega neile põlvkondadele, kes elasid enne meid. Hoides seni loodud, ei kummarda me mineviku toha aset, vaid anname juba süüdatud tuld oma lastele ja lastelastele edasi. Selleks tuleks pole ainult majad ja aiad, vaid ka väärtused, mida jagame oma lastega õhtulauas. Me ei ole ju ajalood nullpunkt, vaid ainult koma mineviku ja tuleviku vahel. Konservatiiv austab esivanemate kogemust. Selle tõttu, et nad elasid läbi kriisi ja teadsid, kui habras on see tsivilisatsioon, milles me elame. Nii pakub konservatism täna meile ankrut ja kodu, mitte lihtsalt füüsiliselt lagunevat elukeskkonda, vaid kultuurilist ja vaimset ruumi, kus meid mõistetakse poole sõna pealt. Seda kannab teadmine, et kõik ei pea pidevalt muutuma ja me ei pea kõike algusest peale leiutama. Konservatism ütleb, et vabadus ilma kohustusteta on oma olemuselt tühi. Sul on sõnaõigus, kuid sul on ka vastutus kuulata. Sul on õigus omandile, kuid sul on ka kohustused kogukonna ees. Konservatism lähtub veendumusest, et me vajame perekonda, pühadust, piire ja institutsioone, mis toetavad meist paremaid püüdlusi ja taltsutavad halvemaid tunge. Kuid igal mündil on ka teine pool. Konservatismi valu on oma olemuselt traagiline ellusuhtumine. Konservatiiv näeb teravamalt kui keegi teine, kui kergesti hävivad väärtuslikud asjad
ja kui raske on neid hiljem taastada. Kaasaja nii-öelda vedelate väärtuste ajastul, kus kõik on muutumas ja voolamas, on see valu eriti terav. Elutarkus asendub siin infomüraga ja väärtused muutuvad iga uue säutsuga sotsiaalmeedias. Konservatiivne positsioon nõuab enamasti aga julgust seista vastu avalikus ruumis valitsevale peavoolule. Igasugust soovi aeg maha võtta ja järele mõelda võidakse seal tembeldada muidugi tagurluseks, foobiaks või isegi vihaks. Halvemal juhul kaasneb sellega marginaliseerimine. Kuid suurim valu on siiski sisemine. See on oht muutuda muuseumi valvuriks, kes valvab kibestunult tolmunud eksponaate ja kardab iga muutust. Kui konservatism muutub lihtsalt reaktiivsuseks ja vihaks kõige uue vastu, siis kaotab ta oma loova jõu ja hinge. Järjepidevuse varjupoolel varitseb meid nostalgia lõks. Ilustades minevikku unustame, et seal valitses ka vaesus, ebaõiglus ja piiratud vabadus. Konservatismi valu seisneb ideaalide hoidmises nii, et loomuliku korra sildi all peetakse silmas üksnes oma väikese grupi harjumusi. Eestis on sel kõigel aga veel oma eriline mõõde. Väikese rahva konservatism ei saa kunagi olla suurriigi oma. Meil ei ole võimalik eksinda sajandi jagu, et siis oma imperiaalsest rasvast elades kuidagi taastuda. Meil seda impeeriumi pole lihtsalt kunagi olnud. Kuid selles loos on meie jaoks veel üks paradoks. Traditsioonide säilimine on nõudnud meilt pidevalt kohanemist. Eesti keel, traditsioonid ja rahvuslikud sümbolid on püsinud elusana just selle tõttu, et iga põlvkond on osanud neid kuidagi uude aega tõlkida, uudega vormi panna. Laulupidu jõudis raadiosse ja televisiooni ning hiljem YouTube'i, emakeel kolis internetti. Puhas säilitamine ja muutustest keeldumine tähendanuks hääbumist. Me ei saa jääda üksnes muuseumi valvuriteks. Kuidas siis orienteerida sellise võlu ja valu vahel? Vastus peitub elavas konservatismis. See tähendab oskust teha vahet ajatult olulise ja lihtsalt ajast ja arust asjade vahel. See sarnaneb vana maja renoveerimisega. Sa pead panema uue katuse, mädanenud palgid välja vahetama, aga nii, et vana maja hing säiliks. Põhjendamist ei vaja mitte olemasolev, vaid uus. Konservatiiv on alati omamoodi ettevaatlikult skeptiline. Meie ülesanne pole ainult säilitada, vaid kanda ka seda pinget, et juured on sügaval maas, aga oksad pürgivad valguse poole. Vahel karisti-rästi kasvades. Küsimus ei ole lõpuks enam selles, kas oled konservatiiv või mitte. Küsimus on hoopis isiklikum. Mis on see, mida su lapselapsed, kui nad astuvad iseseisvasse ellu, peaksid sellest vanast majast ja aiast oma elu kaasa võtma? Konservatismi võlu seisneb siiras tänulikkuses eelmiste põlvkondade pärandi eest. Kuid valu põhjustab sügav mure selle pärandi saatuse pärast järgmistele põlvkondadele ja nende suhtumistele. Lõpuks ei ole ju oluline see, kui palju me suudame maailma muuta, vaid see, kui palju me suudame tõeliselt olulist
oma elus hoida ja edasi anda. Ole hoitud, kohtumiseni!